Ilmselt mitte ükski ilukirurg pole oma patsientide puhul tehtud tööga lõpuni rahule. Ilukirurg nimega BMW võib ju üsna rahule jääda hiljutise uue 5. seeriaga, kuid ka selle disainis võib hakata esinema väikseid tüsistusi ajapikku. Veel hulleman aga lugu patsientidega nimega X7 ja 7. seeria, kes mõlemad vaevlevad tohutute valude käes muidugi, mida põhjustavad sobimatult doonorilt, tsitröönilt siirdatud esituled ja sinna vahele veel suured sobimatud neerud, kuid mida enam ilukirurg ebaõnnestub, seda rohkem tahab ta õnnestuda ja BMW, olles ilukirurgina täielikult õnnestunud uuenenud X5 puhul, mis näeb vägagi ilus välja. Tere tulemast taaskord kaasa elama naisluksele proovisõidule. Tema disain on tõepoolest vägagi õnnestunud ja mitte ühegi nurga peal pole BMW tema disainis ühtki üle pingutanud. Pagasrumi mahub tal 650 liitrit, kuid pistikübriidil vaid 500 liitrit. Pagasrumi luuk on avatav endiselt kahes osas, nagu ka esimesel BMW X5, mis linastus 1999. aastal. Tagaistujatel on jala- ja pearumi lahedalt ja sinna saab ka 4-tsooni kliimat ja istmesoojendusi, kuid 7 istme kohta talle enam ei saa, kuid väga häid materjale saad sa talle küll ja parimas varustuses saad ka adaptiivset õhkvedrustust ja 16 kõlariga Powers & Wilkins helisüsteemi. Interiööris on olemas 14-tolline näidikupaneel ja 12-tolline multimeediasüsteem, need näevad välja küll väga lahedad, kuid sinna on ka kliimapaneel ära uputatud. Õnneks pole BMW ära disaininud ventilatsiooniavasid interiööris ja multimeediasüsteem on kahjuks natukene liiga keeruliselt üles ehitatud, kuid seda saab juhtida ka valitsaga keskkonsooli alaosas. Mootoriruumis troonivad endiselt võimsad mootorid, rida 6 3-liitrine turbobensiin, on olemas pistikübriidajamiga, mis tagab sulle 480 hobujõudu ja 80 kilomeetrit puhtalt elektrijõul sõitu, kuid kui sa tahad ikkagi midagi natukene ehedamat, sead sa leppima küll 48-voldise kerghübriidajamiga, kuid saad endale tagaveo või 4-veo ja klassikalise 8-käigulise automaatkaigukasti ja seda 3-liitrise rida 6 turbobensiinimootoriga, millel on 280 hobujõudu või 380 hobujõudu ja samuti esineb sarnases konfiguratsioonis diiselmootor ka 350 hobujõu või 290 hobujõulisena. Üllataval kombel pakub BMW endiselt ka tavaversioonile 4,4 liitrist kaksikturbo V8 bensiinimootorit, mis rõõmustab sind 530 hobujõuga, kuid kui sa leiad mõned 10 000 eurot lisaraha, leiab BMW ka mõned 10 hobujõud juurde ja rõõmustab sind lõpuks 630 hobujõulisena 0-100 jõuab see elukas kõigest 3,9 sekundiga ja kütus kulutab 13 liitrit sajale. Tema hinnakiri algab 90 000 eurost, mis tähendab, et ta on üle 18 000 euro kallimaks läinud ja kui sa küsid, et kas kuidagi odavamalt ei saa, siis saab küll, kui sa reedad oma austuse BMW vastu ja ostad endale näiteks Audi Q7, mis annab ennast kätte kõigest 64 000 euroga. Selline on majesteetlikult ilusti uuenenud X5, mille puhul on ilukirurg teinud vaid kõige õigemaid lõikeid ja ta näeb tõepoolest väga ilus välja. Selline oli sellekordne naisluksele proovis, et meie kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.